No nii, tervist! Nüüd on jõudnud kätte see tööhetk, kus tassid saavad sanga endale. Siin kile all on mul nüüd need sangad, mis me lüpsime. Näitasin teile koos lüpsta sanga. Ja tassi külge nad saavadki. Et sangad liiga ära kuivaks on nad kile all. Sest tassid on juba suuremad, kuivad nad kauem. Nii, esimene asi, mis mina teen, on võtan sanga. Enam-vähem kujus seda siit. Esimene etapp on see, et mina lõikan noaga, kuna ma tean, et ma tahan, et sang tuleks juba siit sellise kujuga lihtsalt. Ehk siis ma juba kujutan ette, kuidas ma see tassi sangast hoian. Ehk siis ma hoian siit, seega ma lõikan siit pealt sellise nurga all sanga ära. Ma ei tea, kas see paistab. Ja karestan teraspintsliga. Kui ei ole teraspinslit, siis lihtsalt mingi noad saab millegi. Karestan ära. Vaatan tassi peal koha. Võid otsida mingi vigasema koha, kuhu sang panna või mis iganes, aga kui seda kohta ei ole. Mina teen hästi palju põlve peal neid asju, kuna tass on ikkagi suhteliselt pehme alles ja ta vormi kaudeks ja peaks seda toetama kogu aeg. Seega, mina panen tassi põlve peale. Võtan selle koha, kuhu sang tuleb, karestan ära, alumise koha ka. Karestan ära, läheb siia. Nii, nüüd on hea vormispulka. Siin on, mina teen kõik tööd sellise vormispulgaga. Mul on sõrmed nii suured, et ma ei saa nagu kõiki asju sõrmedega teha. Panen siia vahele natuke vett. Alla ülesse. Näpuga vett lihtsalt. Ja sang läheb siis selle koha peale, kust karestasime. Nii, nüüd on niisugune asi, et see kinni jääks, lihtsalt ei lükka, vaid panete paika, toetate seest näpuga ja nõksutate lihtsalt niimoodi. Ehk siis tihendate savi ära ja te tunnete selle liigutamise ajal õrnad, kuidas ta läheb tihedalt vastu ja enam kaasa ei liigu. Ja kui ta enam kaasa ei liigu, siis ta on kinni ka. Siis ta juba seisab täiesti vabalt ise. Just see nagu see, peate nagu vaikselt nõksutama see savi sinna kinni, mitte niisama. Nii, ja alumisega ma teen põhimõtteliselt sama. Otsin see õige koha, vaatan, et tass oleks, et sang oleks tassiga sirge. Pealt vaadates täpselt samamoodi. Üks õige koha peal. Ja kui koht on õige, samamoodi surun siit. Ja nõksutan vaikselt paika. Kui te nõksutate ja tunnete, et läheb tihkelt kinni, siis ta on juba täiesti tugevalt kinni. Nii, alumise ääre ma tõmban tavast näpuga, sest siit ma saan veel, sest siia sisse poole sõrmed enam ei mahu. On ikkagi suhteliselt labidad käed, suured. Ma võtan vormispulga, tõmban altpoolt kinni. Ja praegu on siis ta tõmmatud alt ülevalt. Kõige alumine äär on siis kinni pandud. Ehk siis tulemus on laias laastus selline praegu. Nii. On ka palju inimesi, kes jätavad need asjad niimoodi ja lähebki kuivama ja ongi olemas. Aga kuna mulle ei meeldi need ääred, mis siia üles jäävad, need hakkavad sodi koguma ja suur ei pane neid nii hästi kinni ka. Ja kui tahate ikkagi, et tassisang oleks nagu jääv, nii nimetada, et kui tass kogub maha, siis sang ei lähe siit puhaspurus või läheb kuskilt siit või mis iganes, et oleks ka tugevalt kinni. Siis mina panen siia saviriba peale. Üks ülesse. Ja teine alla. Nii, täpselt samamoodi jälle. Natukene vett. Ja surun, mõnedel lähevad ka. Ja surun selle savi siia vahele kinni. Ja selle jaoks mul ongi niisugune voolimispulk nüüd. Kõigepealt surume pealt, et õhk vahelt välja tuleks. Ja siis silume ilusti selle ääre kõigepealt tassi külge ja siis sanga külge. Siis me saame nagu kindlad olla, et see sang ei kao see tassi külge mitte kuskile. Ei ole mingit pahasid nurki, kuhu sodi saaks koguneda. Sest me ikkagi eeldame, et inimesed kasutavad neid tasse ja kannusid ja kõike, mis me teeme. Selle jaoks on need ju loodud. Siis võib mõelda natuke selle peale ka, et kuidas seda oleks hea ja mugav kasutada.
nii. Ehk siis saviribad on sirutud ilusti kinni. Nüüd on see koht, kus vaata vormi üles sangal, et oleks ilus, ühtlane, üks kena. Ja nüüd on siis lihtsalt niiskesvammiga sirume selle tehtud töö ära. Hops. Suur svamm siia vahele ei mahu jälle. Mul on selle jaoks spetsiaalne. Või siis lõigata siit suurest svammist riba lihtsalt. Ja siis tõmbate selle ribaga. Ja see on nagu teeb täpselt samamoodi selle töö ära. Et ei pea mingit svammi olema selle jaoks. Nii. Kuna mul on, siis on hea lihtne. Ja siis pulga otsas siukene peen svamm. Panen siia vahele. Ja sirun sellega ära. Samamoodi siit ülevalt. Nii. Nüüd vaatame kõik need puuteheljed, mis sanga tegemiselt tekkisid. Üleme näär siledaks. Kogu üldmulje ilus paika. Siis kui me ta nüüd riiuli peale paneme, siis me ei puuta enne, kui ta läheb veel põletusse. Ja põhimõtteliselt ongi tass. Sanga küljes. Ilus. Suur tänu vaatamast. Loodan, et oli abiks ja jälle, kui on küsimusi, kindlasti kirjutage, küsige, tulge kohale, mis iganes, nii et ilusat päeva.